Tere uudistestuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et on vaadanud üle Riigikontrolli omaaegsed hinnangud riigi toimimise tuleviku perspektiivide osas. Õpetajate, päästjate, arstide, õdede, politseinike ja mitmete teiste elutähtsate ametikohtade täitmine vajalikul tasemel on tõepoolest lähiaastatel küsitav, ent pilt on tegelikult laiem. Kui õpetajaid, arste, politseinikke ja päästjaid jääb järjest vähemaks, siis on loogiline, et ka teisi inimesi jääb järjest vähemaks ja abivajajate hulk ei ole nii suur. Järjest vähem on, keda õpetada, ravida, päästa või kelle järele valvata. Olukorra edasise halvenemise vältimiseks on valitsus välja kuulutanud ka riigihanke esialgu 200 tonni liiva soetamiseks, mille alla oleks riigiametnikel mugav pead peita. Liiv peab võimaldama vabalt hingata ja senise tööga jätkata. Iga poliitik saab kaasas kantava mugava portatiivse liivakasti, mis oleks kohe käepärast, kui mõne probleemiga kokku puututakse. Keskerakonnal on aga lahendusi. Erakond annab teada, et valitsusse saades on erakonna esimeseks prioriteediks oluline muutus riigieelarve poliitikas. Ainukeseks võimaluseks inimeste olukorda parandada on loobuda Eesti riigieelarvest ja vastu võtta mõne teise jõukama riigieelarve. Soome riigieelarve vastuvõtmine lahendaks juba suure hulga olulisi probleeme. Rootsi riigieelarve vastuvõtmine annaks veelgi suuremaid võimalusi ja kui Keskerakonna poolt juhitud valitsusel õnnestub vastu võtta kas või Saksamaa riigieelarve, siis hakkab esmakordselt ka juba raha üle jääma. Praktika näitab, et Eesti riigieelarve on liiga väike ja sellega ei saa midagi mõistlikku korda saata. Sellele vaatamata on aastakümneid kõik valitsused ainult Eesti eelarve juurde jäänud ja sellest kivinenud käitumismustrist tuleb suurem osa probleemidest, teatab erakond. Valitsuses eile töölaual olnud ülevaade rahvastiku vananemise protsessi kiiruse kohta on pannud valitsuse tööle ja valminud on ka vastav tegevuskava, moodustatud mitu komisjoni ja töörühma. Jõutud on ka lahendusteni. Kui arvesse võtta, et keskmine eluiga kogu aeg tõuseb, siis saavutab Eesti peagi taseme, mis võimaldab kogu riigil ühe korraga koos pensionile minna. Eestist saakski aastal 2040 kuni 2050 Euroopa Liidu esimene pensionärriik ja peagi võivad alata läbirääkimised üldrahvaliku pensioni suuruse üle, mille maksaksid meile Euroliidu teised riigid. Eestlased on rahvana tundnud läbi lugematute aastasadade ja arvestades arenguid on selge ja ka loogiline, et eestlased tahavad nüüd puhata ja pensionile jääda ja neil on selleks ka täielik õigus, lisab valitsus. Kuna täpselt eestlased pidulikult pensionile saadetakse, on veel lahtine ja selgub täpsemate järeluuringute teel. Ja lõpetuseks korralduslikku. Aktsiaselts Tallinna Vesi annab teada, et sai täna varahommikul Konkurentsiametilt loa uueks hindade kujundamiseks, et tagada ettevõtte areng ja aktsionäride rahulolu. Kui vee hind on Konkurentsiameti luubi all, siis kehtestatakse nüüd lisaks vee hinnale ka vilehind. Vile eest hakkab tarbija maksma kohe, kui kraanist vett lastes turud või ventiil vilistama hakkab. Praegu on kliendid saanud nii vett kui vilet. Viimane on olnud tasuta hüve. Vilemõõtjad paigaldatakse lähema kuu jooksul kõikidele tarbijatele ja need on kaugloetavad. Vee pealt teenib Tallinna Vesi tulevikus 2/3 kasumist, ülejäänud jääb prognoositult juba vile arvele. Eetris olid uudised.